siia. Niimoodi punkaudu pool tundi, eks ole. Ja samas et rattadistantsid rattavahetusele minema. Rattavahetuse sõitja võivad olla vahetusala lõpus, kui esimene vahetus antakse üle vahetusala alguses. Mis puudutab kõik, mis lubatud, mis mitte ja kohe, kui te tulete ujumisdistantsilt, jooksete sealt treppidest üles, siis märkate kahte koonust, seal koonuste vahel ongi kes siis minemas rattadistantsile, loodetavasti on info temani ka jõudnud. Aga head võistlejad, olge nii kenad ja liikuge palun sinna Speedo kollaste lumode juurde. Issi! Ta ei saa praegu, ta ei näe praegu. Esimesed lähevad. Teine võistkond. Rahulikumalt seda võistlust läbi või keegi, kes tõepoolest on nii kiiresti sõitnud, et on tulemas. Ongi esimesed tulemas juba tegelikult vahetusalasse, nii et tõepoolest siis esimesed võistlejad saabuvad vahetusalasse ja tegemist peaks olema nüüd siis juba individuaalvõistlejatega Kaitseväe meistrivõistlustel aastal 2016. Tuleb siis vahetusala lõppu joosta. Peeter Rõbakov, Indrek Lääts ja ankrumees Raido Vitt. 512. Põhisalved Gert Raida, Märt Grauberg. Ankrumeena finišis, toob oma võistkonna teisena finišisse. Sten Arulaan ja Raido Velik. Nii et Kaitseväe meistrivõistluste võistkonna võistluse esikolmik on selgunud. Sinemõgõnaga jääb siis peale võistkond number 517. Ja see on siis võistkond koosseisus Alliku, Lahtve, Kaarma ja 526. Anname stardi juba rahvadistantsile. Да, там какие-нибудь Pane. Väga head. Meie rattasõit on 14 kilomeetrit, see on 2 korda Russalkani ja tagasi. 3 pool sinna, 3 pool tagasi, 2 ringi. Ja start on antud rahvadistantsile. Võistlejad lähevad siis kõigepealt praktiliselt joostes selle esimese poi juurde, ujuvad sealt teise poini, kui vastupäeva vaadata. Ja diagonaalis tulevad 4. poi juurde. Nad jõudmas siis esimese poi juurde ja alustavad siis nüüd tõepoolest ka ujumist sealt juba. Ja nüüd siis on tõepoolest ujumise distants alanud, sealt esimese poi juurest ujutakse edasi. Esimese selle poi juures.
mingi sinna pean ujuma. Kaarel! Mõtle, kui väsitav on joostused. Meil on mingi 750 meetrit tuua joostused. Läheb on ette. Maria läheb ka. Läheb Maria. Läheb. Ratas pandud. Ja kas on siis Kaarel Trepp jätkuvalt liidri positsioonil praegu veest näidata tuli tiiv esimesena. Ja nii on, Kaarel Trepp läheb liidrina siis jooksudistantsile. Väga hästi. Ei ole isegi mõtet üle õla vaadata, sealt ei ole kedagi tulemas praegu. Et Kaarel siis tõepoolest muljetavad oma võistlusena näinud on. Rüümas Eesti meistrivõistlustel Tallinna triatlonil. Ja tuleb esimene 24, see on Maria Elisabeth Martinson. Hoiab oma liidri kohta, ehk siis võtab teist aastat järjest juba noored B-vanuse rüümas tütarlaste arvestuses võidu. Ja Eesti meistritiitli. Ja tema järelkohal on Ette Hallik üle finiši juurde teisena. Jooksudistantsile Lii Villo ja Lii selja taga kohe võistleja number 76 Maksim Makarov. Kui tuleb kolmas noormees, esikolmik Eesti meistrivõistlustel on selgunud nüüd. Lähme tribüünide peale. Ja seejärel võite siis juba, kui olete natukene saanud hinge tõmmata, vett juua, võite hakata siis ka keha kinnitama, seal samas telgis saab süüa. Vahet sellest välja jooksul üks ratta peal mõned olid niimoodi all lüpendud. Ma loodan, et ma seekord vahetusvaleva kuidagi pange ei pane. Jäte ka? Miks mitte? Jäte. No. Klassivõistlejate hulgas ja sprindidistantsil siis juuniorid ja veteranid. Sul on natuke valet pidi prillid käes. No nii, head võistlejad, see võistluse olulisemad punktid. Praegu nõudis kella. Stardini on aega jäänud veel veidikene vähem kui 10 minutit. Ei ole röödi, ma tahtsin sulle ükskord juurde anda puhkeaega ja andsingi. Rohkem ei ole ma sulle midagi. Kurat, see oli mu elu tähtsaim võistlus. Ma võitsin sellega tiitli ja karika korraga. Punane miks võib olema? Ma ei saa võimalust jätta katkoma Triismaali mütsiga võistlema. Võistlused on paremad täna. Joon on siin tiima peal. Hoiame seda joont, et keegi vette ei lähe. Ujumine on 2 ringi. Kõik 4 poid jäävad vasakult kätt. Vahetusalast välja minnes on pealemineku joon kollasega märgitud mustale vaibale.
Серьезно, мальчик? У него очки такие, да? Selle venna väär on jokseme. Ja start on antud. Nad võime esimese või. Kaidi Kivi on sel hooajal olnud väga heas hoos Tartu Hän juba Kirvi. Joittu tulevat! Läheb.
Ja võistlus number 532 väga lõpp. Raivo Õluvere, Risto Leinvald ja Tarmo Vilumees on seega siis praegu jooksu distantsile. Läheb, Kaidi! Tallinna triatlonil Eesti meister olümpiadistantsil Aleksander Latin. Mees, kes oma vees kandu näitas kõigile. Tuli ujumisdistantsilt liidrina, tuli kattedistantsilt liidrina ja vaata, et on seda edu vaid aina kasvatanud. Aleksander Latin. Aeg 1 tund 46 minutit ja 55 sekundit. 1:45. On jõudnud finiši sirgele. Ja lõpetamas siis tänast võistlust teise kohaga. Aeg on siis 4 minutit, on praegu täis tiksunud Aleksander Latiniga vahe ja tuleb see siis 4:04 lõpuks. Aga teine koht Tallinna triatlonil olümpiadistantsil ühtlasi Eesti meistrivõistluste arvestuses teine koht Kirill Kotšivarovile. Annab veel hoogu juurde ka. Kolmas koht Tallinna triatlonil meeste arvestuses olümpiadistantsil Mart Suurkivi. Ilus võistlus. Õnne. Kuidas rada oli? See oli. Siis on hästi. Tervitada finišis Hans Korman. Ja infoks veel nii palju ka, et viimane rattur, kes siis rattadistantsil praegu viimast positsiooni hoiab, on tagasi pöördist Viimsist juba ja see siis koosseisus Marko Albert, Helgor Markov ja Kai Albert.
Palju õnne. Siis kolmas. Tänane võistlus läks väga hästi, et see oli mul juba 4. nädal järjest võistelda, et alustades Tartuga, siis Euroopa meistrivõistlused, siis Euroopa karikaetapp Prantsusmaal ja siis tänane võistlus oli sihuke natuke treeninguna pigem, et üle ei pingutaks ja ujumine oli meres, mida ma Eestis varem polegi teinud, et seal ma natuke kaotasin vahepeal suunataju ja ujusin natuke rohkem, kui oleks pidanud. Aga rattas ja jooksus läks kõik ilusti ja võitsin siis oma 3. Eesti meistritiitli, mille üle mul on väga hea meel. Edasi on nüüd vaja jälle natuke trenni teha ja siis 8. augustil maailmakarikaetapp Ungaris. Ja siis Euroopa karikaetapp veel ja aasta lõpp on veel natuke lahtine, et veel ei tea, et veel maailmakarikaetappe, et võimalikult palju veel neid olümpiapunkte koguda. Ujumine läks plaanipäraselt, ma tahtsingi Markus Saabas seda distantsi lõpetada. Vahetusalas ei tekkinud ka mingisugust erilist probleemi, et hüppasin kohe ratta peale ja hakkasin väntama. Natukene kartsin, et ma kastasin nuuti jalgratast ja oht oli, et ma võib-olla kustun lõpuks, aga õnneks pidasin kenasti vastu terve distantsi ja jooks oli ka puhas nauding, kuna edu oli päris korralik enne distantsile minekut, siis sain tõesti nautida seda päeva. Nüüd järgmine start on 2 nädala pärast Ungaris üks maailma karikaetapp, aga päris tippvormiks tahaks olla septembri alguseks grand finaaliks ning maailmaseeria meistrivõistluseks, mis toimuvad Edmontonis ning Chicagos. Olümpiapääsuks mul hädasti vaja neid punkte korjata, kuna hetkel on käimas teine olümpiakvalifitseerumisperiood ning mul on praegu summa võrdub nulliga, selle just teise perioodiga. Ning ma alustan just järgmise MK-etapist, selle punkti ning koha püüdmist. Tegelikult aega on veel, et terve sügis ning järgmine kevad. Et kevad näitas, et ma suudan tõesti kõvas konkurentsis tulemust ka ära teha, et kui kõik läheb hästi, siis kindlasti ja ma usun, et see on täitsa reaalne. Tegin sellist baasperioodi treeningut ning selle võistlusega ma lõpetasin see baastreeningut. Et tulin lihtsalt koormuse pealt väga ette ei valmistanud selleks võistluseks, lihtsalt tulin siia nautima ning teiste jaoks lihtsalt midagi pakkuda. Nottona oli jah selline omamoodi starter meres, et väga palju meres ujumise kogemust ei ole, nii et kohe kui start anti, jooksid kõik must mööda ja nii korralikku karpi. Ja ujumine läks muidugi, eriti esimene pool väga kehvasti, et ujusin mööda ja enne kui sain oma rütmi kätte, oli juba kõik mehed läinud ja siis oli selline üksinda küheldamine ja vaikselt meeste korjamine. Ratta peal suhteliselt emotsioonitu, et sõitsin oma tavapärase sõidu, mitte midagi super head ei olnud, sassi kinni püüdnud, tagant mehed jäid maha, et selline kogu võistlus oli põhimõtteliselt selline iseendaga võistlemine ja kogu aeg oli selline, ütleme, taeva ja maa vahel olek, et esimene mees oli kaugel, jälitajad olid ka pikalt maas, et kahjuks täna ei olnud jah sellist energiat sees, et sassile konkurentsi pakkuda, teda sundida pingutama, aga põhimõtteliselt peaeesmärk on mul sügis Ironmanid, et saada punkte järgmise aasta Hawaiiks, nii et nüüd esmaspäevast hakkab tõsine treeningperiood, et aeg on piisavalt ennast üles töötada.